Ivo, ole hea. Aitäh. Kuna ma teil esimestel, mitte kärajatel, vaid ka seminaridel väga hoolega käisin, siis kõigepealt väljendan oma suurt rõõmu, minu meelest Ahtel oli õigus, et paljudes asjades nagu kõik on edenenud uskumatult hästi, nii nagu me ei osanud seda ette näha. Ja teine, mille üle ma täna tegelikult rõõmustasin mitme ettekande ajal, on see, et inimesed julgevad ise mõelda, ise teha ja kohe istutavadki puud iseenda juubelipuhuks ja kohe istutavadki gaasiku või tammiku selleks, et mõnda väga olulist ühiskondlikku sündmust silmus pidada. No äge, selle najal me tegelikult edasi liigumegi. Aga nüüd paarist asjast, mille üle ma mitte ainult täna, vaid juba ERM-is toimunud konverentsil ja mitmel muulgi puhul olen tõsiselt mõelnud ja see on see, et meil on oma pühakohad, mida me kaitseme, me suudame neid juurde luua, me suudame kaunitele looduspaikadele mõelda juurde legindi, mille läbi neist saab sakraalne ruum, kuhu me ise ja kes tahes, kas või turist läheb ja saab kokku iseenda ja looduse ja kõige muuga. Aga on muudki. Näiteks see, et tore, kui me teeme seda kõike oma talumaal, aga tegelikult talud kokku on küla. Ja külades ja väikestes linnades, ma arvan, olid samamoodi oma võib-olla meile täna nähtamatud pühapaigad, mis ma arvan selles niisuguses üleminekute käes raplevas ühiskonnas vajaksid tähelepanu. Üks mu hea saksa kolleeg näitas aasta eest igas külas, kust me läbi sõitsime, näitas ta suure uhkusega, vaadake, keset küla on üks väike plats, siia kogunesid mehed kokku veel 20. sajandil enne seda ära neetud teist maailmasõda, arutasid, mõistsid, koguti, kui keegi oli ikka väga ülekätel läinud, siis noored ja vanad mehed mõtlesid, et sellele tuleks kuidagi tuul alla teha sellele kodanikule. Ja loomulikult olid seal pingid istumiseks, olid puud ja muud. Kus on siis meie küla püha kese? Kultuurimaja, selle lähedus. Äkki mõni muu koht. Igal juhul on nad olemas olnud, kuhu on kogunetud, kus on võib-olla nõu peetud, aga äkki on see püha koht, mõni koht, kus on lustitud nii, et vähemalt mõnel aasta pööripäeva, nii et kohe seda nägu, kuhu võib-olla iga kord vanemad inimesed ei pääsenud või nad pääsesid seda noorte lusti pealt vaatama. Ma arvan, et see on üks mõttekoht, mis vääriks mõtlemist, leida üles oma linnades ja määratleda need kohad, mis on, kas on olnud pühakohad või äkki nad on seda siiani. Miks mitte need purskkaevud, kuhu inimesed pilluvad soovida ja mõeldes pilluvad münte? Ei tea, mõelda. Kindlasti on nad olemas, nad on vaja üles võtta. Ja teine, mille üle ma ka neis raplevate aegade küüsis olles olen mõelnud, et tegelikult pole midagi parata juba sajandeid, inimesed sõltuvad sellest, kus ja kuidas nad elavad ja mida tähistatakse. Ja me oleme nüüd üle elanud mitmed riiklikud süsteemid, ülioluliste isikute võitude ja kaotuste tähistamiseks määratud tähtpäevadega, riiklike tähtpäevade kõrval on püütud säilitada vaadet ka rahvalikele või muidu olulistele pühadele. Kui me nüüd vaatame oma praegust riiklikku ja lipupäevade kalendrit, siis on täitsa selge, et riik kõneleb meiega üsna otsustaval toonil läbi lipupäevade ja tähtpäevade. Kui te seda vaatate, siis iga kord riiklikult olulisel päeval lippu ei kästa üles tõmmata, aga kui nüüd kuidagi jagada kõike, mida sinna on kokku pandud, siis me näeme, et seal on tõesti suured kaotuse päevad, suured võidud, üht-teist, mis on seotud meie rahva väga oluliste vabadust taganud sündmustega. On rida kirikupühasid, sest
kuidas me neist ikka üle ja mööda saame, väga paljudel neist on ka sügav etniline oma tähistamisviis olemas. Siis on juurde toodud mõned tähtpäevad, mida mitmed Euroopa riigid tähistavad. Eestis on selleks emakeelepäev, mõnel pool on esimeste raamatute kirjutamise, ilmumise või kirjakeele rajajapäev. Nii et sellega on kõik hästi. Siis me näeme, et riik kirjutab meile ette veel midagi väga isiklikku. See on see, kas tahame või ei, on juurutatud emadepäev. Nii et sellest, mis oli võib-olla nõukogude ajal kena komme, käia metsal, korjata lili ja teha emale tore ja intiimne kingitus, on saanud pidulike aktuste päev. Aastal 88 lõpuks vastu eestlaste hirmsat vastu kõnnimist kehtestati isadepäev. Pange tähele, nüüd kirjutab riik ette, et me peame vanavanemate päeva tähistama. Näiteks möödunud aastal tabas mind ootamatu üllatav kõne mu enda emalt, kes küsis, et kumbel need sul on. Esiteks uurid sa asju, mida pole olemas, aga teiseks, kas mitte keegi ei kavatsegi tähistada, et ma olen vanaema? Küsisin, et miks sa taha tähistada, et sa oled vanaema või üldse. Et ühesõnaga, mida ma tahan öelda on see, et on ju vahva, kui riik on otsustanud ka meie privaatsfääri arvata enda kätte, seda normeerida ja suunata. Aga kuulge, meil puudub üks väga oluline tähtpäev, mis kaitseks seda, millest mitmed ettekandjad on rääkinud ja mida Ahto siin selgelt väljendas. Meil oleks vaja seda maa hingamise päeva või mingit muud niisugust, mis kaitseks tegelikult seda meiega koos väga hädas visklevat looduslikku süsteemi või loodust meie ümber. See võiks küll meid toetada. Kindlasti mõni muu jägepäev. Nii, ja sellega ma lõpetaksingi. Aitäh tähelepanu eest!